Nii, tere! Kuna mina räägin ainult ägedate inimestega, siis ma olen täna kinni püüdnud endaga David Urbuse ja räägime siis temaga natuke täpsemalt siis, et sinu loost, kuidas sa siis kiirenduspordini jõudsid. Tegelikult kogu selle jutu sees oli ka mu esimene küsimus, et kuidas sa siis jõudsid kiirenduspordini? Kust oli see otsus, et kiirendusmaailma samm astuda? Ei, oli jah. Sa räägid väga ilusti alustuseks. Aitäh kutsumast. Aga tegelikult kiirenduse kõige esimene kokkupuude, ma arvan, et oli siinsamas, kus me praegu oleme, Hiltsi lennuväljal. Ja see pigem see kokkupuude oli siuke street race'i laadne. Okay. Ehk siis kõik oli highly legal'ne, aga samas ta elas oma täielikus piikis kunagi, et väga-väga vinge oli tolle see siukene street race'i elu. Aga kaua sa siis nüüd kiirendusega, no ütleme siis kokku oled tegelenud siis, kui sa räägid, et sul oli auto ja tsikliga? Ma olen ametliku kiirendusega tegelenud, ma arvan, mingi 15 aastat Eesti meistrivõistlustega. Ma arvan, et see läheb umbes sinna kanti. Aga kindlasti 15 aastat jah, mootorrattaga. Aga autoga me käisime rohkem siuke for fun, et me nagu aastat ei sõitnud ja mingit etappe lihtsalt käisime, väisasime ja siis tulime. Räägi mulle, ma nüüd vahetan korra teemat, aga see on kiirendusega seotud. Mis sa korraldasid siin samas, kui sa siis püstitasid Eesti rekordi kiirendusspordi siis mootorrataste kiirem aeg siis, nagu ma aru sain, jah? Tegelikult kehtiv Eesti rekord on ikkagi 8.2.1. Okay. Aga sellega seoses siis, mis su kõige meeldajavam sõit on olnud? No kõige meeldajavam on siis, kui asjad katki lähevad. Paraku see jääb nagu kindlalt meelde. Aga samas tsiklit sa mainisid, et räägi mulle siis, mis tsikliga sa sõidad? Ma sõidan Suzuki Hayabusaga hästi palju aastaid juba. Mul oli alguses kunagi oli Suzuki GSX-R 1000, mis sai ka päris fenomenaalselt kuulsaks oma aja kohta Eestis, sest et ta oli üks väheseid turbomootorrattaid üldse. Ma arvan, et mul oli üks esimesi Eesti töötavaid turborattaid, mis päris sõitis normaalselt, kiiresti, töötas, kestis ka enam-vähem. Mis nõu sa annaksid kiirendusspordiga alustavale noorele? Mina annan sellist nõu, mida ma arvan väga paljud annavad, et mine kellegi juurde, kes on nagu teinud neid asju. On väga palju lahedaid inimesi siin platsi peal, kes on igatepidi nõus aitama. Ma võin oma telgist näpuga näidata, keda ma kõik olen sõitma saanud. Jah, see võtab mingi aja, aga see abi aitab. Vähemalt sa ei ole üksi ja lost kuskil telgi all. Me näeme autode puhul sama asja. Andres on aidanud väga paljusid automehi väga palju kiiremaks, et see lihtsalt siuke 2 pead on juba 2 pead. Kõik see nagu kiirenduses minu meelest töötab, et see kogemus on hästi oluline. Igatahes aitäh sulle selle inteka eest ja ma siis soovin sulle mega palju edu su sõitudel. Aitäh! Ja teiega näeme siis kas juba järgmisel nädalal uues videos või siis järgmisel võistlusel siin samas Hiltsi lennuväljal.